kuna ma eelmises videos just ütlesin, et mina räägin ainult ägedate inimestega, siis ma olen endale siia saanud kõrvale istuma Elvi Suuki, kes on siis kiirendussõitja ja mina tahaksin tegelikult praegu uurida sinu siis loost kiirendusmaailmas. Et kuidas tuli siis see otsus, et samm siia maailma astuda? Tead, tegelikult see algas nii, et ma tulin alguses seda rada remontima ja siis see seltskond oli selline omajagu huvitav ja sealt kuidagi tuli see samm, et okei, ma nüüd tulen proovin sõita ka. Pisike külge. Jaa, täpselt. Aga ma nüüd mõtlen, et kui sa nüüd lähed starti, siis enne seda, mis aitab sul kõige paremini keskenduda? Kas sul on mingi oma rutiin ka, mis sa teed? Ei ole mitte midagi tekkinud. Mul on alati esimene sõit on räigelt närviline. Et see on selline nagu pinge on enne. Ma mäletan näiteks esimest 2 hooaega, siis oli näiteks, ma ei saanud eelnev öö isegi magada. Jumala, ma ei tea, millest see üldse tuli. Siis mis sina arvad, mis on kõige olulisem siis kiirendusspordis? Ma arvan, et ongi see turvalisus. Turvalisus, jah? Just nii. Sa ise sõidad, ma tean, et sa nüüd just eelmisel võistlusel sõitsid superklassi klassi võitsid. Jah. Ja siis on ka minul kirjas, et sa eelmisel aastal võitsid Super Street klassi. See oli eelmine aasta, tegelikult oli see, et ma sõitsin Super Streeti ainult Speedestil. Speedest, jah? Just. Aga kuna Speedest canceldati õhtuks, siis meil tegelikult seda otsest nagu võitu ei tulnud. Okay. Ja järgmine võistlus me tulime juba klass kiiremasse superklassi, aga kuna meil oli see auto oli nagu nii toores selle raja jaoks, et siis ma ei suutnud mitte ühtegi sirget sõitu põhimõtteliselt teha, et ma sõidan veel tegelikult ju täiesti tänava autoga. Aga ma sõidan BMW-ga. E46, 2JZ, seal on jõudu, ma arvan, selle aja jaoks, mis ma sõidan, on selline 800 jõudu äkki. Okei. Ja nüüd mul on viimane küsimus sulle ja ma loodan, et see ei ole liiga keeruline. Aga see küsimus on järgmine. Kirjelda enda kõige meeldejäävat võistlust 3 sõnaga ja miks just need 3 sõna? Sirge, meeldiv, pidamine. Nii, ja miks kõik need? Sest see on tegelikult see oligi eelmine võistlus, et kui mul see võit tuli, et kuna eelmine aasta see auto käitus nii närviliselt ja sellega ei olnud üldse nagu hea sõita ja ma olin nagu enda peale vihane, ma olin auto peale vihane, siis ma vahepeal olin juba raja peale vihane, kuigi rada ei olnud üldse sellest süüdi. Aga talvel tehtud suured muutused on selle aasta esimesel võistlusel väga head vilja kandnud ja see auto on nagu, see on lihtsalt ülim. Minu meeskond on teinud ülihead tööd, et mu seadistaja, ta on väga tark poiss, et tema on pannud selle auto sõitma nii, nagu ta sõidab. Minul on sinuga nüüd kõik jutud räägitud. Aitäh, ei olnudki nii hull. Ei olnud nii hull, on ju. Ja teiega näeme siis juba kas järgmises videos või siis juba siin samal järgmisel võistlusel Kiltsi lennuväljal. Tšau!